Nii. Isa, me täname, kiidame issand Jeesus sind. Isa, me ülistame sind Jeesuse nimel ja me täname Püha Vaim. Isa, me palun, Püha Vaim, juhi issand tänast jutlust, issand Jeesus, me palume. Räägi sina, issand, siin ma olen su sulane. Me oleme kõik su sulased kuulamas su häält siin. Me võime isegi ütleme, siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi, issand, sest su sulane kuuleb, sest su sulane kuuleb. Amen. Isa, ma palun, et kõik, mis ma räägin, sinu vaimust, issand, las läheb südamesse ja kannab head vilja ja mis ei tule sinu vaimust, las läheb ühes korras sisse teisest välja. Järgu tehku kellegile mingit kahju. Jeesus nimel, amen. Nii, ma hakkan, mõtteid on muidugi hästi palju igasuguseid. Jumala käest küsid, siis tema vastab. Sina küsid, mina vastan. Tuleb suhelda issandaga. Ja see on hea, kui tulevad igasugused küsimused. Jumala juures peavadki olema sul kogu aeg küsimuste otsa. Ja hakkan psalm 148:7. Loeme kohe Jumala sõna. Kiitke issandat maa pealt, mereloomad, kõik mere sügavused, tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi. Näed, marutuul, siin hiljuti oli marutuul, tõmbas siin õunapuu, siin oli üks tõmbas jooksama, aga seal Läti pool oli päris karmilt. Näed, teeb tema sõna järgi. Marutuul, kes teeb tema sõna järgi. Mäed ja kõik kingud, viinapuud ja kõik seedrid, metsloomad ja kõik koduloomad. Meil on seal miu kodus, kiidab issandat. Näed, peavad kiitma. Koduloomad, kõik koduloomad, roomajad, tiivulised linnud, ilmamaa kuningad, kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad. Ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega, kiitku nad issanda nime, sest tema nimi on üksi kõrge, tema aulisus ulatub üle maa ja taeva. Vot, kõik me oleme kutsutud kiitma. Kõik rohi välja, kõik asjad. Me oleme kutsutud kiitma. Kui ei kiita ei taha, siis taevas asja ei ole. Seal otsitakse kiitjad. Ja kui me ilmutusraamatut loeme, siis ilmutusraamatus on lausa need inimesed, kes siin maa peal nuhtlust hakkavad saama, raevu alla jäävad, siis seal on kohe kirjutatud, et nad ikkagi parandanud meelt, et teda kiita. Nii et me peame iga päev kiitma. See ei tule sunniviiselt, ma nüüd täna kiitsin, enam ei jõua, keel on kuiv. Ei, sees poolt kiidad issandalt. Tegelikult, kui sa oled Jumala laps, siis sa tahad kiita. Sul lihtsalt tuleb tänu meel. Nii, ja tähendab liha absoluutselt tähendab see et ma lähengi nagu ilmutusraamatus edasi siin. Et ilmutusraamatuna on kirjutatud, vaata, et Jeesus tuleb, ütleb inimesele, et kes vangi peab minema, see vangi läheb. Ja kes ise mõõgaga tapab, see tapetakse ennast mõõgaga. Et meil on tegelikult ilmutusraamatut, meil on vaja praegu lugeda, seepärast õnnis on see, kes seda loeb. Me elame sellel ajal ja me ei tohi seda karta. Asi on selles, et seal on Jumala kohus käimas ja see on külvi ja lõikuse seadus, vaata. Kuningatena valitsevad need, kel peab maha põetakse. Me seal loeme, et seal ühtedel inimestel, kes mätrida surid, võeti pead maha ja Jeesus ja seal, kes läksid sinna üles altari ette, vaata, ütles, et millal sa mõistad kätte kohut ilmamaa peal nendele, kes tapavad seal. Ja siis oodake rahulikult, anti riided selga neile, puhtad riided, et kui saab teie vendade arv veel täis, kes tapetakse samamoodi nagu teid. Võt. Ja kas kristlaskond on üldse valmis selliseks tohutuks tagakiusuks? Kas keegi valmistab ette, et neil tuleb hakata surema? Või siis on siukene, et kõik on korras.
me peame tegelikult valmistuma selleks tagakiusuks. Ainus jünger, kes tagakiusu ei saanud, oli apostel Johannes. Aga ta sai tagakiusu, aga ta lihtsalt talle keedeti õlis ja teda ei keedetud ära, seepärast, et teda ei saanud ära keeta. Et kiri läks täide, armastus võidab ära surma, kuna ta oli armastuse apostel. Ja see mees oli nii armastust täis, et ta oli nii armastust täis, et ta ei pesnud ennast valeõpetajatega isegi ühes tiigis. Ta ütles, ta ei lasknud ühtegi valet enda ligi. Ja armastust prooviti keeta siis õlis, aga ta ei keinud ära, siis prooviti lihtsalt lahti temast saada, kuna teda ei saadud kuidagi tappa, siis viidi Patmosele, kus Jumal andis talle teada kõik, mis meid ees ootab, ilmutuse raamatu, teda põhimõtteliselt viidi teda ajas rändama, seepärast, et tema nägi issanda päeva. Ta oli ajarändur, ta näidati 2000 aastat ette, mis juhtub kõik detailselt. Sest Jumal on A-joo, alguse ots. Ja seda lugedes mõistes, ilmutuse raamatut lugedes ja mõistes saab kristlane õndsaks. Seal on kirjutatud, et õnnis on see, kes seda loeb ja talletab endale südamesse, sest päevad on kurjad. Ja see on nagu puutumatuse mandaat oli Risti ja Johannese, või mitte Risti ja Johannese, vaid see apostol Johannesel. Ta oli selles mõttes puutumatuse mandaat, ta ei teinud mingisugust kompromissi valeõpetustega ja ta hoidis kinni tõest ja armastas Jeesust kui tõde ja elu. Ja kui sa tahad saada siukseid puutumatu mandaati, siis sa pead armastama tõde ja armastama Jeesust. Ja selline mandaat on Jeesusele anda. Ei saa sind keeta, ei saa sind põletada, lihtsalt siis ei tee mitte mingisugust kahju. Ja seal on ka Johannese kirjas on 21-22. Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, ütles ta Johannese kohta Jeesus. Mis see sinusse puutub, kui Peetrus küsis ta käes? Et sina järgene mulle. Ja siis levis kuuldus vendade seas, et jünger ei surevatki. Ja tegelikult teda prooviti tappa ja väga hästi leviski, et kuule seda meest järelikult ei saagi tappa. Aga Risti Johannesega oli teistsugune asi. Risti Johannes, see on nüüd teine mees. Piibel ütleb seda, et ei ole suuremat tema kohta, annab sellise, Jumala sõna annab sellise nagu informatsiooni talle. Ei ole suuremat sündinud naisest kui Johannes. Ühesõnaga, kui Piibel ütleb, et ei ole suuremat sündinud kui Johannes, siis nii ka on. Aga taevariigis kõige pisem on temast suurem. Mõni mõtleb, et näete, Johannese sai sõna kätte kõrbes. Kõrb on sõnakuulelikkuse õpetamise koht. Ka Jeesus saadeti püha vaimu poolt kõrbesse kuradi kiusata. See on meie kool alistuda Jumalale ja seista vastu kuradile. See on kõrbe olukord. Aga see Johannes oli selline mees, kes ei teinud ju mingisugust imet. Mitte mingi kuulus. Ta ei teinud ühtegi imet seal, ei tervendanud kedagi. Ta kuulutus ainult meile parandust, et parandage meelt, terestikute sugu, kõik asjad, me teame, mis ta räägiti. Ütles tõe välja ja inimesed tulid tema juurde, ta oli kõrbes, inimesed tulid tema juurde ja näed, tema on hoopis kõige suurem. Ei ole need suured imetegijad suured, kes tema on nüüd suur, tema teeb suuri imetegusi. Ei, näed, Jumal annab tunnistuse sellele mehele, et tema on kõige suurem naisest sündinud. Ja taevariigis on vaata ju kuningriik ja seal on positsioonid, kes on suurem, kes väiksem. Märtrid saavad valitsema kuningana, need, kellel pea maha lüüakse, nemad saavad kuningateks, kuid mitte selline nagu siin maa peal. Siin nagu tehakse, kurat hakkab tegema uus maailma kord. Nii, uus maailma kord. Kas me võtame natuke tähelepanu, olete siin kohal? Jaa, et muidu läheb segamini. Nii, Jeesus annab valitsemiseks vaata, siis kui me siin hästi elame ja Jumala sõna kuulekus, siis ta hakkab valitsemiseks andma linnu vaata, kes märtrid on vastavalt ustavusele. Et siin panen 5 linna üle, siin 3 linna üle.
Kui me siin oma kogudust suudame varustada ja ustavalt teenida, siis palgapäev näitab, mitu linna keegi saab. Mõned valitsevad juba praegu siin, on näha, õpetatakse kroonpäev, vaata panen ka kroonpäev, sa oled juba valitseja, sa oled siin selles muldses, mida see mullas siin valitsed, kroon peas, kuid tegelikult hoopis Jumala sõna ütleb, et siin maailmas on teil ahistust. See on õige õpetus, ahistust. Me hoiame lootuse Jumala peale. Näed, siin ütleb ka 1. Korintuse 4.8 kutsub korrale. Juba te olete küllalt söönud, juba te olete rikkaks läinud, juba te valitsete ilma meieta kuningatena. Vaat sellised õpetused juba liikusid 2000 aastat tagasi. Et juba oled sa kuningas seal. Ja Paulus ütleb, et jah, kui te tõesti oleksite juba kuningad, siis oleksime meie ka koos teiega kuningad. Kui keegi ütleb, et me oleme siin kuningad ja ei tea, mis bossame siin, siis see ei ole piibelik õpetus. Need positsioonid jagatakse ikkagi 1000 aasta rahu riigis välja. Mõni ütleb, et 1000 aasta rahulik on juba praegu käes. Mina küll siin elada siis taha. Kui see praegu siukene rahuriik on, teed, ei taha. See ei ole, mina ei ole sellega nõus. Ja et siin evangelistid seal, kes kõik valitsevad. Ei, siin ei ole siukene asi. Ja Jumal ju ütleb see, kui meie oma selle ustavuses siin oleme, siis ta ju ütleb seal Luuka evangeeliumis 19, tubli sa hea sulane, sa oled ustav pisemas, sellepärast on sul meelevald 10 linna üle. See ta ütleb, et sa oled maa peal oma elu siin ära teinud, oled ustavalt teeninud ja siis antakse sulle alles positsioon kätte, et 10 linna üle. Teine tuli ja ütles, issand, siin on sinu nael ja 5 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellelegi, sina oled nüüd 5 linna üle. Need erinevad palgad vastavalt meie tegudele ja sõna kuulelikkusele. Ja siin on ka selle koha peal võib-olla hea palve teha, et issand, anna mulle sõna kuulelik süda ja ustav süda. Et meil on, Jumal tuleb palgaga. Meil on palgapäev alles tulemas. Ja igaüks saab oma tegude järgi siin. Siin maa peal peavad kristlased lahti saama. Number 1, argusest. Arad ei pääse ja hirmudest, sest need on äraandja viljad. See vili ei talu mitte mingit survet. Argus ei talu survet, hirm ei talu survet. Nendega peab kindla peale tegelema. Olin mina hirmu täis, enam ei ole. See Jumal võttis ära. Armastus ajas välja. Vaata, Johannese 4 ütleb, et armastuses ei ole kartust. Ta ütleb, ei ole. Kui sul on mingid hirmud või kartused, siis vähe armastust. Taotle armastust juurde, siis hirmu kartust ei ole. Vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Ta ajab välja. See tähendab seda, et ta on sees. Kartus on järgult vaim. See ajab välja. Hirmu välja. Kartuse vaim. Ta ajab välja. Täiuslik armastus ajab ta välja. Ja kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. See tähendab seda, et hirm ja argus on armastuse puudus. Ja sellepärast ongi seal taotle armastust. Ja armastus ju võib ka jahtuda. Kui armastus hakkab jahtuma, siis tuleb hirm sisse. Seepärast, et Jumala sõna ütleb niimoodi, et kui armastus jahtub, siis hakkavad inimesed üksteist ära andma. Ja ahistuse ajal. Armastus peab kogu aeg nii põhjas olema, siis ei ole sul hirmu ega argust ega midagi. Loodad issanda peale. Ja kui armastus jahtub, siis on hirmul kohe hirmul on suured sirmad, nagu see maailm ütleb. Ja seal inimesed, kes on nagu hirmu täis, nagu kristlased, kes on hirmu täis ainult, siis see Jumal ju lausa noomib seal ilmutuse teises peatükis, et mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maajad. Need on juba armastus on jahtunud. Armastus on jahtunud ja Jumal peab noomima, et mul on see sinu vastu. Nüüd on sul armastuse asemel hirm seal sees ja argus sees, et mul on sinu vastu. Hakka uuesti armastama te armastuse tegusi, muidu löön lambi jalapate ümber veel. Igasugune hirm on kuradist.
ja püha vaim, kui täiuslik armastus vajab selle välja. Selline kristlane ei anna oma venda ära, et oma nahka päästa. Armastus ei päästa oma nahka, vaid armastus löödi risti meie eest, hoopis sureb ise venna eest. Jeesus ütlebki, et ei ole suuremat armastust, kui keegi annab ennast venna eest ära. Kui keegi vennale tahab haiget teha, siis hüppad kuulile ette. Võt see on see armastus, mis Jumal ütleb, et läheb vennale appi. Mitte ei poe peitu, hüppab kuuli ette, mitte või ei võta ise kuskilt konti välja, ei lase inimest maha. Meie kristlastena ei lase mitte ühtegi inimestel maha, siis see tapja. Ja ühelgi tapjal ja mõrvaril ei ole igavest elu, mis tema sisse jääb, see on sõna, ja aamen, rohkem seal ei ole üldse vaja mõeldagi. Ja peale selle Jeesus ise määrab, millise surmaga keegi teda austab. Tema määrab. Mõned saavad lahjemalt, mõned rängemalt. Meie oma kuningas määrab, mis hinna ta meie käest nõuab. Nii, Johannese 21. Nii. Jeesus ütleb Peetrusele, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Ühesõnaga, sa olid noor, tegid, mis tahtsid seal. Aga kui sa vanaks saad, siis sirutad sa käed välja. See tähendab seda, et sa sirutad käed välja, sa oled sellega rahul. Sa ei siruta muidu käed välja. Sirutad käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Sa sirutad käed läbi, käed sirutad ette, püha vaim. Tee minuga, mis tahad. Vaat niimoodi sirutad käed. Ja viib sinna, kuhu sa ei taha. Aga seda ütles ta vihjates, millise surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Vaata, siin on selgelt räägitud, et siin austatakse surmaga, austatakse Jumalat, oma kuningat. Märtri surmaga teatavasti löödi Peetrus tagurpidi risti. Tagurpidi risti, seal jooksis põhimõtteliselt aju ninast välja. Kõigi teistel jüngritel oli erinev märtri surm. Kõik need inimesed, need apostlid surid märtri surma. Seal on apokriivades on kirjas, üks pandi hobustele taha ja mööda linna kivist teed, nii kaua kui on luude peal nahka ega liha enam alles. See peab olema meie auasi surra. Oma kuningat mitte salates, me salgame hoopis sellel hetkel oma mina ära. Iga üks salgab oma nima. Ei ole kui mõnda kurva näoga olla. Seepärast, et sa austad Jumal. Et see on piibel. Jumala sõna ütleb seda, et kes oma elu hoiab, see kaotab selle. Ja siin ilmutusraamatus 14 ütleb, siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Näed, kannatlikust öeldakse, olge teil kannatlikust rahulikult. Kohe siin läheb asi lahti. Ma kuulsin häält taevast, ütleme, kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandat. Ingel ütles, nüüd hakkavad pühad saama. Olge kannatlikud, kohe tuled. Vaata, kui olete kuulnud neid tunnistusi, kus Jumal on näidanud, neil on väga palju, kus Jumal on näidanud seda lõpuaja, kuidas pühad saavad nagu kurat tuleb ja lööd, ma vaatan maha. Nii kui pea lendas, oli koheselt vaatas, kes käest kinni hoiab, Jeesuses käest kinni. Sa ei saa mitte mingi, sa ei tunnegi mitte midagi. See Jeesus kandis su valugi Kristi puu peal ära. Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, püha vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevades, sest nende teod lähevad nendega kaasa. See on selline palk. Keegi ei taha, et ma ka tahan. Ei ole, ma usaldan lihtsalt issandat. Järelikult palk on hea. Ma usaldan issand, ma usaldan oma Jumalat ja ma tean, et kui tema nii ütleb, siis järelikult niimoodi on. Niimoodi peab inimesi jüngrid ette valmistuma jamadeks aegadeks, mitte taganema. Kui keegi kardab surma, siis tegelegu sellega kiiresti, sest sellest surma vallast peab vabanemisega tegenema, see hirmust surma vastu. Sest miks sa kardad surma, kui surmavalla võtmed on Jeesuse käest?
See on meie kuninga käes need võtmed. Mitte keegi ei sure siin ilma tema teadmata. Mida sa kardad seda? Sellega tegelikult on kartus, nagu Wilkerson ütles, hirm on Jumala pilkamine. Me peame Jumalat kartma, kes võib nii ihu kui hinge põrgu sugata. Seda peame kartma. Ja surmavalla võtmed on Jeesuse käes. Ja me ei pea, ja surm on ju meie vaenlane, me ei pea oma vaenlast kartma. See, kui sa vaenlast kardad, siis ta tuleb sulle kallane. Kui sa koera kardad, siis koera ammustab sind. Aga mine koerale vastu, löögi jalaga vastu maad, ta põgeneb su eest ära. Et meil ei ole vaja seda karta. Ja vaenlast, nagu Egiptuses kartsid juudid hiiglasi. Oi, nad on seal hiiglased, et me oleme nagu rohutirtsud, vaata. Selline argus ja hirm vihastas Jumalat täielikult välja. Mis asja, ma olen teie Jumal, te kardate nüüd seal neid elukaid seal. No. Me peame kartma oma Jumalat. Ja Jumal ütleb Mattuse 10 ka, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Ja ta ütleb selle, ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Aga hinge ei suuda tappa. See on ju ainult ihu, kui sa tappan tulevad. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Ja siin ta ütleb edasi, eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Meil on meie isa, kes teab, täna varblane tuli ülevalt maha. Jumal teab, jah, ma tean, et ta kukkus. Ma tean. Jeesust ei ole mõtet väikeks teha. Ma mõtlesin täna, et ma võtan ühe pangi, et lasen siin ühe väikse veetilga ja lasen ringi käia. Jumal, siis sa vaatad seda pangist, seda veetilka ja Jumal ütleb, et rahvad on nagu veetilk ämbristal. Siis, kui sa vaatad seda ämbritilgast, seda veetilka, niimoodi näeb ta seda maailma rahvaid. Aga tead, läheme veel sügavamale. Seal rahva tilgas, veetilgas ees, ta näeb ka igat südant. Veel mikroskoopiline. Mina vaatan, et kõik õpetused, mis teevad Jeesuse väiksemaks või Jumala väiksemaks, on valeõpetused. Jumal on tohutu suur taevast, et taevad ei mahuta teda ära. Meil on seal Hiopi loost õppida, et seal muudku seletas seal muidugi loomulikult kõik peretapeti ära ja asjad ja saatan ründas igat pidi. Aga kui Jumal tuli, siis ütles, kus sina olid, kui ma lõigin taeva ja maa? Kus sina olid? Seleta mulle. Lõpuks, kui ta kahetses seal 42. peatükis, võttis kõik oma sõnad tagasi, siis Jumal ütles, et nüüd sa oled õigeks saanud. Ja siis ta ju tunnistas, et ma olen rääkinud asju, mida ma ei tea. Jah. Kus olid siis, kui ma taeva lõin? Panin alused maale. Kus sina siis olid seal? Et me ei ole vaja Jumalast väikest teha. See Jumal on väga-väga suur. Inimene on hoopis nagu sipelgast teadsin. Kes elab tingimusteta sõnakuulelikkuse all. Jumal tahab tingimusteta sõnakuulelikkust armu all. See ei pea siin maailmas midagi kartma. Elad armu all, tingimusteta sõnakuulelikkus on armu all elamine ja kutsun üles Jumalat usaldama ja oma siis hirmudega siis tegelema. Ja Jeesuse sõnad siis julgustavad meid, et saada vabaks, nagu Jumal ütles, et me peame tunnetama tõde ja tõde teeb meid vabaks. Ja rahu on, igas olukorras on rahu, on Jumala vili. Meil peab olema rahu. Seepärast Jumal ütles, et kui te kuulete sõdadest, siis ärge kartke, ärge värisege, see kõik peab toimuma. Seal ütled, see ei toimu. See kõik peab toimuma, ei ole veel lõpp käes. Et rahva vastu ja Jumal on kõik ette ütlenud. Ja meil selle jaoks, et meid valmistatakse ette vastavalt selleks olukorras, millesse meid siis vastavalt igaüks läheb. Kõik ei lähe märtriteks, mõni läheb teistmoodi, aga märtrer on tegelikult auasi. Selleks valmistab meil ette püha vaim. Püha vaim on Jumala hinge õhk ja ometi isik. Täna öösel mul tulid mõtted pähe ja Jumala vaim nagu seletas. Et alguses oli sõna
Sõna on Jeesus. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Alguses oli Jeesus. Jeesus oli oma isa juures ja Jeesus oli Jumal. Jesaja loost kirjutame, et tema nimeks pannakse igavene isa, rahuvürst, igavene isa, Immanuel, Jumal on meiega. Nii. Ja kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Seal on kirjutatud, et kõik on loodud Jeesuse läbi ukse on loodud, Jeesus on uks, läbi ukse on loodud ja kõik on loodud tema poole. Iga asi, mis siin maa peal on loodud tema poole. Peetrus isegi toob natuke raskemaks asjast välja, ütleb, et teil jääb teadmata, et seda kõike hoitakse, kus kohas siin praegu oleme, kõik see materjal hoitakse koos Jumala sõna jõul. See mõtle, kui suur on Jumal. Hoitakse koos sõna jõul, Jeesuse jõul. Jeesuse läbi ja tema poole on kõik asjad loodud. Ja temas oli elu ja tema oli inimese valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole omaks võtnud. Nüüd, kui me läheme vaatama Moosese raamatusse, siis Jumal ütles, saagu valgus. Ja seal on öeldud, ta eraldas valguse pimedusest. Need ei saa iialgi kokku. Valguses ei ole pimedust, need ei saa kokku. Need on eraldatud. Jumal eraldasi valgusest selle kõik laiali. Need kunagi kokku ei saa. Ja kui Jumal ütles läbi Jumala sõna nagu loodud, saagu valgus, siis ta ütles tegelikult Jeesus. On ju? Sellepärast, et ta on Jumala sõna. Ta ütles Jeesus. Nii, ja siis tuleb mängu nüüd 3. isik, püha vaim. Püha vaim on tuul, hinge, õhk. Mis, kui meil on vaim välja läheb meie seest, siis me oleme surnud, on ju? Me elame tänu sellele, et püha vaim meil on sisse puhutud hinge õhk, vaata. Ja nüüd püha vaim on nüüd see, mille pärast Jumal ei luba püha vaimu kohta midagi öelda. Püha vaim on loov jõud. Püha vaim on see, kes teostab imed. Vaata, püha vaimu andide hulgas on imetegud and. Ütled, ime tuleb. Ütled, mägi läheb, hakkab liikuma. Jeesus ütles, et kui te ütlete selle mäele, et teisalt ennast merre, siis ta kuulaks teie sõna. Seepärast, et Jumala püha vaim teostab selle. Ja niimoodi ongi, saagu see ja teine päev, saagu see ja Jumala vaim, et püha vaim hõljus vete peal, seda aru, ja hakkas teostama seda, mis isa läbi poja ütles. Ja natukene lähemalt seda vaata, siis alguses sõna oli Jumala juures. Jeesus ütles, et ma ei tee mitte midagi, mida ma ei näe isa tegevat. On ju? Ma olen sõna. Jeesus, isa ütleb mulle ja ma ei tee mitte midagi, tema ütleb ja mina ütlen edasi ja püha vaim, kui tuvi oli tema peal, loov jõud, hakkas tööle. Mis sa tahad, et ma sulle teeksin, et ma näeks? Püha vaim läks peale, nägi. Loov jõud, 3. isik, kes meid ette valmistab. Tema on meiega ja Jumala sõna ütleb, et tema tuletab teile meelde kõik, mida mina olen ütlenud. Jälle tuleb Jeesus kui uks. Püha vaim tuletab meile iga sõna meelde, mida Jeesus on välja öelnud. Piibel on otsast lõpuni Jumala sõna täis, sest Jeesus ise ütles, andis tunnistust Piibli kohta, pühakirja kohta, et te uurite pühakirja ja tahate mind sealt leida. Need kõik räägivad minust. Kõik räägivad minust. Ja püha vaim on nagu tuul. Ja meile ütleb Johannese 3. peatükk, te peate sündima ülalt, ütleb Jeesus. Ja ta ütleb, et tuul puhub, kuhu ta tahab. Püha vaim tuleb sinna, kus tahab ja läheb, kuhu tahab. Ja sa kuuled ta häält, ta on isik, ta räägib, püha vaim, 3. Jumal. Kuid sa ei tea, sina ei tea, mis tema teeb. Kus sa tuleb ja kuhu ta läheb. Ja nõnda samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Sa saad osa pühast vaimust. Põhimõtteliselt, kui sa püha vaimust me osa saame, siis tema on meie käsiraha. Püha vaim on meile antud käsirahaks meie sisse.
kes me oleme Jumala lapsed. Kui me võtame pühavaimu vastu, siis tekib käsiraha. See on 2 Korintasele. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse, võitmisesse, Kristusesse, Jeesusesse, ja kes meid on võidnud, ta on meid võidnud, püha vaim meid võiab, muidu me ei saa mitte muhviga midagi aru, kui püha vaim meid võiab, siis hakkame asjadest aru saama, me hakkame siis aru saama, mis on patt, me hakkame aru saama, mis on viltu. On Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks vaimu südamesse. Püha vaim on antud meile südamesse seespoolt. Ja kui meil on püha vaim on sees, kell rohkem või vähem, me peame kogu aeg täituma, et issandiga juurde tuleks, siis me hakkame asjadest aru saama. Ja Jumala riik käib seespoolt väljapoole. Ta läheb su südamesse, hakkab su südamet muutma. Kas keegi midagi väljast muutis või? Kui said kuidagi väljast puhtaks või? Ei saa. Püha vaim tuli su sisse, hakkasid hakkasid maha panema. Vaat see on see asi. Ja võib-olla mõni tahab minna, et ma lähen sinna ja lähen seal Penny Hinnile, maksan seal võib-olla 2 tonni, 3 tonni, et küll tema teeb mind puhtaks ja tema teeb väljast poolt, sulja peseb kuskil puhtaks. Ei, mitte iialgi. Sa ei saa niimoodi puhtaks. Püha vaim tuleb su sisse, küsi püha vaimu, näita mulle, kes ma olen. Ta hakkab näitama, kes sa oled, sees poolt. Kas ma tõesti olen nii must? Jah, oled küll. Tahad maha panna? Tahan küll. Võt, ja hakkab sees poolt välja poole. Jumal ju ütleb, et oma sõnas, et ühele prohvetile seal, et kuhu ma põgenen sinu vaimu eest? Kui ma lähen maa äärde taha, siis sina oled seal. Huvitav, kuidas sinna läks? Sinu sees läks. See prohvet, kes ütles, see ju oli ju püha vaimuga võitud. Loomulikult, kui mina lähen sinna, siis püha vaim tuleb kaasa, ega ta mind maha jätta. Ja ütles, et kui ma lähen põrgusse, sina oled ka seal. Sa lähed koos sinuga. Südames on ta sul seal. Ma lähen sinna, oled sina seal. Ka seal su käsi saab mind kätte. Sa ei põgene kuskilt Jumala eest ära. Sul ei ole vaja otsida kuskil mujal Jumalat, kui oma palvekambris põlvili maas. Ja sealt ta sind voolib ja juhatab. Hakka küsimusi esitama ja siis hakkad vastuseid saama. Ütled, issand, seleta, ma ei saa sellest aru. Seleta mulle see asi ära. Hakkab seletama. Püha vaim on hingamine. Jeesus ütleb seal Matteuses. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega, vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Näed? Sa võid rääkida kellegi evangeeliumi siniseks rääkida. Sa oled oma aja ära raisanud. Kui poeg ei ole tahtnud seda ilmutada, siis ei saa see inimene mitte midagi aru. Sellepärast on targem olla valmis, kui keegi su käest pärib aru lootuse kohta. Siis ole valmis ja ütled, issand, anna nüüd mulle tarkust rääkida. Tulge kõik minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja paneme tähele, et see on arm, kui Jeesus tahab ennast meile ilmutada. See on tema, kes kutsub ja hiljem ka kutsutustest valib. Et me oleme armu osaliseks siis saanud, kui meid on tõmmatud. Sellest tuleb tegelikult iga päev tänada, iga hommiku. Tänu Jeesus, et sa oled mind kutsunud. See on tänu koht tõesti. Mõtle praegu mind oleksime ju laial teel. Ta on võidmine. Võidmine ehk Kristus, õpetaja. Võidmine tähendab õpetajad. Püha vaim on võidmine, ta on õpetaja. Alasti, kui alati püha vaim kellegile prohvetile peale, ta sai kohe targaks. Koheselt tarkuse vaim tuli peale, ta sai kohe targaks, hakkas rääkima prohvetlikult. Johannese, 1. Johannese 2. peatükk ütleb, ma kirjutasin teile nendest, kes püüavad teid eksitada. Näed, ütles, et keegi on eksitajad, kõnnivad seal ringi. Aga võidmine, püha vaim, kes on peale teile, keda te olete vastu võtnud, mille te olete saanud temalt, taeva isalt, püsib ju teis, ta püsib. Ärme kustuge ja vaimu, ta püsib ju meis. Ning teil ei ole vaja, et keegi teid õpetaks. Vaata,
kui eksitajad tulevad, kui sul on püha vaimu, siis ei ole vaja sul, et keegi sind seal õpetaks, vaid nii nagu tema võidmine ehk püha vaim teid kõigis õpetab, see on tõde, see on piibel, on täis tõde, Jumala sõna õpetab, sa lähed otsid, mitte vale. Ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Käsk on meil püsida tões. Me eksitajad tulevad, ma lähen kohe poega vaatama. Piibel lahti, kõik on poega täis. Vaatame, kas on nii? Kuule, ei olnud. Eksitajad, olete valet rääkinud, näed siin hoopis teist asjad kirjas. Ja Jumala vaim kinnitab sind ja niimoodi sa ei eksigi ära tõe seest. Sul hakkab esiteks, kui püha vaim on sul, mida rohkem sul püha vaimu sees on ja mida rohkem sa Jumala ligi saad, siis hakkab sul sees kraapima, ma nimetan kraapimiseks. Kui mingi jama on, siis seest hakkab kraapima. Siis vaatad, ei, see asi ikkagi ei ole siin asi ja ei ole õige, et kuidagi mingi asi on vale ja siis sa võid isegi küsida, issand, miks ma seest nii jamast ennast tunnen? Ja siis juhatab sind tõe sisse ja saad aru, et selge. Aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Püha vaim ei räägi iseenesest, sest tema kirgastab mind, ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Jeesus ütleb, et tema võtab seda, mida mina olen juba rääkinud, võtab selle sama, mina olen sõna, kõik on minu poole, minu omast võtab ja seletab teile asjad lahti. Ta võtab Jeesuse sõnast ja püha vaim on Jumala sõna lahti seletaja, tõlgendaja. Ta ei räägi valet ega midagi, mis piiblis pole ja tema sõnaga kooskõlas. Keegi ütleb, et piiblit pole vaja, siis ta on juba eksiteel, siis tuleb tal tema eest palvetada, et ilma tõeta ei saa mitte kuskilt edasi. Tema paljastab, kui ta tuleb, siis ta toob maailma selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. See on Johannese 16. Ennem pole mingit selgust inimesel patu kohta. Minul ei olnud. Kui Jeesus pühavaim tuli, siis hakkas tema paljastama ja ma sain aru, ma olen patune. Ja kui tema tõevaim juhib, tuleb, siis ta juhib meid kogu tõe sisse. Siis ta hakkab juhtima, pühavaim hakkab juhtima meid tõe sisse. Ja me võime muidugi kurvastada püha vaimu, kui me tõde ei taha. Me peame iga päev piiblit sööma. Tuleb sundida, kui liha on nõder. Tuleb sundida ennast lugema, seepärast, et Jumal tahab. Kõige parem, kui meil on see sees, see ise tahtmine. Ja kui sa oled tõe sees, otsast pidi ninabi ööd ja päevad tõe sees, siis sa kuuled püha vaimu häält. Ta räägib sulle läbi sõna. See kirjakoht läks elavaks, see läks elavaks ja tema räägib sulle seal. Ja enne ma mainisingi seda kirja kohta, et kuhu ma põgenen su vaimu eest, vaata. Kui sul püha vaim on sees, see on Psalm 139. Ma loen selle siis ette ka juba. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, sina oled seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiibaid ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind, su parem käsi haaraks minust kinni. Nii et põhimõtteliselt, kui sul püha vaim on sees, sul ei ole vaja kuskil ringi joosta. Siin on ka mitmed pastorid ütlenud, mida sa jooksed ringi? Jookse palmikambis oli seal, et ära rahmelda. Ja meil ei ole vaja kinni jooksta. Me oleme siin igal pool, kus on 2-3 on koos, on Jumal keskel. Püha vaim õpetab meid, tahab olla meie keskel. Meil ei ole vaja. See on niisugune rahutu vaim, kes tahab kogu aeg joosta kuskil ringi tuieta. Ei saa ühe koha peal olla. Jumala lastel pole vaja minna otsima või põgenema püha vaimu eest seal. Ja meie vaim ja Jumala püha vaim käivitavad meie hinge päästmise protsessi. Meie vaim elustatakse ja see teeb koostööd püha vaimuga. See on ja meie hinge päästmisprotsess hakkab tööle. Praegu päästetakse meie hinge. Meie hing on põrmu küljest kinni, number 1. Vaata, mu hing on põrmu küljest kinni, elusta mind oma sõna läbi. Põrmu küljest kinni, maise küljest kinni. Või äkki ma suren homme maha. See on põrmu küljest kinni, see on põrm. Hing on põrmu küljest kinni. Meid päästetakse, päästeprotsess on. Meil ei ole vaja seal. Mina näiteks ei saa, ma olen erinevate vanemate inimestega ka pidanud palvetama ligi 100 aastastega. Ja
mina ei saa aru, mida nad elust kinni hoiavad. Ma ütlen talle, kuule, hüüa juba Jeesus, et tule mulle järgi, mida sa seal hoiad seal enam, poputad ennast 100 aastane, sul on juba vaevad ja viletsused seal voodis. Parem kähku minema saada, nagu üks memm ütles seal, et ootas seal, et Jeesus, no millal sa tuled, ma ei jõua enam oodata. Ootas seal, et äkki täna tuleb järgi. Vot niimoodi peavad olema vanurid, kes Jeesuses on. Mitte hoidma oma põrmu küljest kinni, et või saaks veel, annaks veel 1 aasta juurde seda vaeva ja viletsust. See on see elu hoidmine, et sa hoiad seda elu kinni. Kuhu sa selle elu lähed? Lähed Jeesuse juurde, oled plaksti 33. Hoopis lihtsam elada. Meid võetakse vastu nii, nagu oleme, ja siis, kui saame püha vaimu, siis hakkab tema meid näitama, kes meie tegelikult oleme. Siis ta paljastab meid, oi, kas see tõesti olen mina? Oi, niuke jubedus. Ja me saame ennast siis korrigeerida Jumala vaim vajadusel ja kuri vaim tuleb välja jääda. Vaimud, need on palju, kes meie hinge on hiljem juhtinud. Meie hinge juhtis enne Jeesust ju kuri vaim. Keegi saa öelda, et ma ise juhtisin. Ei juhtinud sa ise midagi, kuri vaim juhtis, ratsutas su seljas ja juhtis sind sinna, tänna, igasugust jama tegema. Aga siis peletatakse see kurivaimu juht minema ja Jumala vaim hakkab see juhtima. Sest kõik, kes on Jumala lapsed, on Jumala vaimu poolt juhitud, mitte kurja vaimu poolt juhitud. Ja siis seepärast ütlebki Jumal, et viljadest tuntakse, kes siis juht on. Kui keegi juhib sind paari, siis ei ole püha vaimu, siis saad püha vaimu juba ära kurvastanud, kui juhib sind paari jooma kuskile või tantsusaalides. Ta anti meie sisse meid muutma ja juhtima. Kui keegi räägib mingi vaimuga, kes muudku annab korraldusi, vaata, see on üks asi, et annab korraldusi, maiseid käsklusi, aga ei paljasta sinu olukorda, ei näita sind ennast või kiidab sind takka, et kui õige sa oled, siis piibelikult ei saa see püha vaim olla. Seda ma vaatasin Joosep Tammo jutlust. See ei saa olla, ma olen täitsa nõus. Et kui ta ei juhi, näiteks, et Jumala vaim juhtis mind täna sinna, ma pidin seal seda tegema ja seda ja teist ja kolmandat tegema, juhtis mind sinna, näiteks Viljandisse nüüd juhtis sinna ja muudku juhtis ja sõitsin ringi trammiga, trolliga ja ta ei juhtinud sind enda patu sisse ja siis ja näiteks, et sul on mingisugused teemonid on peal ja siis sa küsid Jumala käest, et kuule, et mis teemon mul on, et miks mul on selline rõhumine peal. Ja see vaikib, ei ütle mitte midagi. Aga juhtis sinna, tänna, igale poole jooksid ringi. Aga seda, et sul on, issand, mis mul viga on, et seda ta sulle ei ütle. See ei ole siis püha vaim. Püha vaim näitab sulle. Issand, miks ma tunnen, isegi see Rebeka ütles, miks ma tunnen sees kõhus kaklevad, miks ma tunnen ennast nii jamasti? Su sees on 2 rahvast. Kohe sai vastuse. Sa saad kõikide oma olukorda vastuse. See vaim, mis ei too sind, ei näita sinu olukorda, sinu pattu või sinu needusi või neid perekonna needusi või naisi. See ei ole siis püha vaim. Seepärast sa küsid olukorda, siis sulle antakse teada, mis probleemid, mis on su probleem. Selleks on ju tarkusena, selleks on ju prohveti and, kes näitab sulle kogu su südame laiali lükkab, nagu Taabeti lükkas. Kõik Jumala vaim paljastab. Ja käsku vaata ja käsust ja vaata armust on ju. Käsku ei tühistatud vaata. Jeesus ütles, et kes seda teeb, hüütakse pisemaks taevariigiks. Et käsud, et nüüd käsku enam pole. Kui hakkad sükest asja rääkima, käsku enam pole, siis oled nagu valesti aru saanud. Seepärast, et Jumala vaim ütleb, et käsk on meie kasvataja ehk pedagoog. Käsk on selles kreeka keeles on pedagoog. Kasvataja armu poole. Et me saaksime usust õiguse. Seadusest me ju tunneme ära, mis Jumalale ei meeldi. Kui me piiblist näeme, siis me vaatame, Jumalale ei meeldigi sellised asjad. Vargus ei meeldigi või?
ja ei meeldi, sa käsu kaudu saad aru, ei, varas ei pääse. Siis sa hakkad kohe tegelema, issand, kuule, ma olen ju varas, et mis nüüd saab. Tuleb ja puhastab, lähed arvutrooni ette. Ja käsu kaudu me tuvastame oma patu ja vead ja siis tuleb neid tunnistada ja kahetseda ja loobuda ja palada alandlikult andeks ja siis saada armu. Niimoodi jõuad sa armu alla. Et seadus näitab sulle su vigu ja sa tunnistad neid ja sa saad armu. Ja üks asi veel, kõik õpetused, mis teevad päästmise keeruliseks, ei ole piibli kohane. See tähendaks niimoodi, et siis see tühistaks selle absoluutselt ära, et nagu vaimust vaesed ja need, kel midagi ei jaga, need ei saagi taevasse. Ainult need, kes on doktorid, kes on kraadis, need alles saavad, sest nemad saavad asjast aru, asi on väga keeruline. Ei ole. See on absoluutne see keerukus. Ma isegi ütlen seda, et mingi kohtu järjete minekud, värgid, millega ma olen ka siin tegelenud, et lähme sinna. See on liiga keeruline. Tegelikult Jumala vaim ei õpeta seda sükest keerukust. Tegelikult on asjad niimoodi, et sa püha vaim näitab sulle patu, sina kahetsed, kõige parem, kui sa valad selle patu kahetsuse pisara, palud armu, Jumal ütleb andestatud ja ütleb ära enam tee seda. Kogu asi, mitte mingisugust keerukust ei ole. Mitte mingisugust keerukust, et pead kedagi väga tarka kõrvale võtma, et üldse armu saada. Võib olla nii rumal nagu lauajalg ja Jumal teeb sind seal targaks, saad patust aru ja palud andeks. Siin on 2 Korintuse, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühe ainsale mehele, et teid puhastada, näed, et teid puhastada ja puhta neitsina esitada Kristusele. Ja meid on kihlatud Jeesuse ihule ja meid puhastada, et puhtad olema. Ja need siin ta ütlebki, ma kardan, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavalus. Nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamine, see võime. Nägid, ta hoiatab, et kui asi läheb liiga keeruliseks. Saad aru, kurat on selle taga, teeb keerukaid asju, et sa ei saa vabaks. Kui ei ole mingisugusest kurjast vaimust vabaks saanud, siis tuleb endale näkku öelda, issand, ma tahan seda, et ta elaks veel mu sees. On ju? Vot, siis pead ütlema, et kuule, ta on täitsa mõnus sell, ja sa pead aus olema. Ja siis sa saad, ja siis ütled, aga issand, aga ma näen, et sulle see ei meeldi, võta ära. Ja siis hakkab tegelema püha vaim ja ta võtab sult selle ära. Sa pead hakkama enda sees kurjust vihkama. Paulus hoiatab et kui hakatakse moonutama ja päästeplaani hästi raskeks tegema, siis see on juba teine Jeesus. Siis on teine Jeesus ja teine vaim. Nagu see 2 Korintias 1 siis ütleb. Kui keegi tuleb ja kuulutab teile teist Jeesust, on ka Jeesus oli, teistsugune, keda meie ei ole kuulnud või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud või teise evangeelium. Evangeelium läheb juba teiseks, mida te ei ole vastu võtnud meilt, siis te seda sallite. Nad tahavad seda mõnid tahavad, et kuule keerukaks peab kuidagi olema, aga seal on teine Jeesus, teine vaim ja teine evangeelium. Ja sealt ütleb, et ta ei ole teist evangeeliumit ei ole olemas, on inimesed, kes tahavad, et segadusse ajada, segadusse. Vaat siis, kui asi läheb väga segaseks, siis on nagu jama. Ja täna ma veel mõtlesin selle peale ka. Kui Jeesus ütleb, see praegu igal pool see kõlab see sama salm. Ma pole teid kunagi tundnud. Ajasid kurja vaimu välja, tegid imesi, kõiki asju, kõike, ma pole kunagi tundnud. Ta ei ütlenud seda, et ma ennem tundsin, aga nüüd ma ei tunne. Saad aru? Ta ütleb, kunagi pole tundnud. Täna ma mõtlesin selle peale, see on öeldud kunagi, sa pole muga kohtunudki. Ometi nad ajasid välja. Ja siis me loeme teine Jeesus. Jeesuse nimel, teise Jeesuse nimel äkki. Nii, teine vaim teeb midagi äkki. Teine evangeelium. Külluse evangeelium. On ju? Kuidagi teist asjad on ju. Ja Jumal ütleb, ma pole kunagi teid tundnud. Mitte niimoodi, ma ühe korra tundsin, aga te langesite ära.
Jumala sõna on selline, kui ta midagi ütleb, siis järelikult ta selline ongi. Jääme selle lihtsa evangeeliumi juurde. Palu, andesta ja saa. Nagu see Mari-Erik kordas. Põlvita, palu ja võta vastu. Et see on niisugune. Ja see ongi nagu, see ma kirjutasin üles siin ka, et lihtne, lühike ja kokkuvõetav evangeelium on selline. Tule Jeesuse juurde, tunnista, et oled patune ja vajad korrigeerimist oma elus. Selleks võtta püha vaim oma südamesse ja palu ülevalt uuesti sündi. Palu andeks oma patud, mida sa hetkel tead, sellest sa kõiki patuse alguses ei tea, sest hiljem ilmutatakse neid sulle nii juurde, sind hakatakse voolima. Ja seaduse kaudu kui kasvataja kaudu. Paranda meelt, ühesõnaga paranda meelt tähendab seda pööra sellest patust ära tee seda pattu, mida oled kahetsenud juba. Hakka suhtlema taeva isaga Jeesuse nime kaudu, palu püha vaimul avada sõna, et ta juhataks sind tõe sisse, kuulama tema häält, palu armastust Jeesuse nimel ja selgust ja palu alandlikku meelt ja võtta arm iga hommikul vastu, seepärast see on uus, sa pead võtma teda vastu, see on tingimus, et sa võtad vastu, sa palu ja saab. Ja alandlikud saavad armu ja uhketele pannakse vastu. Väga lihtne, mitte midagi rasket ei ole. See on umbes väga kokku pressitud evangeelium praegu. Ja kui palvetel pole vastust, siis palu usku ja et ma ei kõiguks. Seepärast, et laev, mis kõigub, ei saa midagi jumalast. See on kirjutatud, et kui sa palud ja sa kõigud, siis ei saa midagi. See on kirjutatud, siis järelikult on usku vähe ja peate usku paluma. Taotle usku ja armastus kõikidega. Ja evangeelium ei ole tasuta. Siis kõige mina küll raha ei maksa. Ei ole, see ei ole tasuta. Sul läheb see midagi maksma. See läheb maksma sinu mina. See peab surema. Evangeelium ei ole tasuta. See pead oma pinast loobuma. Endisest see läheb maksma hind, peale isegi märtrihind. Ja see läheb maksma sinu endise mina, sinu vana loomuse, sinu uhkus, sinu käsumeelsus, sinu omad arusaamised, see kõik läheb maksma. Väga suuri hind tuleb maksta. Need kõik peavad koos Jeesusega sul Golgatal ära surema. Loks. Ja siis see on ülestõusmise elu hind. Ja see pole raske, sest kui sa seda teed, saad kergenduse ja elada vabalt, kus on issanda vaim, seal on ju vabadus, vaata. Ja tema suu hinge õhk on loov jõud. Ja sa pead sellesse püsima ja tema käsud ei ole rasked. Ta ütleb ka, et minu käsud ei ole rasked. Ilmutusraamatud, et need ei ole üldse rasked. Siis kui sa neid käsu meelselt pead, siis on see raske. Aga siis kui sa oled uue iseloomuga, siis lihtsalt see ei ole raske, kuna see on lihtsalt sinu sees. Ja mõned tahavad nagu seadusest õigeks saada, siis Rooma 8 ütleb ka, seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu. Inimloomus tahtis seda, jõuetu. On teinud Jumal, kes mõistis patu inimesest surma, läkitas oma poja patuse loomuse sarnasusse ja patu pärast, et seaduse nõuded oleks täidetud meis. Need nõuded täidetakse meis ära. Meid täidetud. Et kes me ei käi enam oma loomuse järgi, vaid vaimu järgi. Keegi on surnud vahepealt. Oma loomus on vahepealt surnud, siis sa saad selle seaduse nõuded on sul seal ka täidetud, kui sul see vana mina on ära loodud. Ja siis ta ütlebki, need, kes elavad oma vana loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid. See on see peas, on siis mingisugused lihamõtted kogu aeg, et sinna seda, lihalikud mõtted, kired, värgid, asjad, kuidas saaks maailma mõtteid. Aga kes vaimu järgi elavad, nende mõtted on vaimsed. Sa mõtled taevastest asjadest, sa mõtled seal ja mõtled ööd ja päevad Jumala sõnast ja tahad targemaks saada. Ja Jumal ütleb siin väga selgelt siin kirjas, sest lihalik ehk vana loomuse mõtteviis on surm. See on niikuinii surm.
vaimu mõtlemise on aga elu ja rahu. Nii et põhimõtteliselt, kui sa oled püha vaimu all ja vaimu juhtimise all, siis sul peab olema elu ja rahu. 2 vilja peab sul olema. Sa oled kuidagi rõõmus seal, kui kõik läheb jamasti, isegi kas te pommid lendavad, siis 1000 langeb siit, sinu külge see ei puutu. Sul on elu ja rahu, kui sa vaimu all oled. Sul ei ole rahutust, oi, mis nüüd homme saab. Saab, mis saab. Issand on kõigest olukordades suurem. Ja vaata, sellepärast lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu. See, kui inimene on vana loomuses elab, siis sa oled vaenus Jumalaga. Sa oled Jumalaga tülis, sa oled oma isaga tülis. Sest ta ei alistu Jumala seadustele. Vana loomus ei saa mitte kunagi Jumala seadustele alistada, sellepärast ta ei suuda seda, ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi ehk vana selle lihaliku loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Mitte Jumalale järelikult siin on selgelt öeldud, et sa ei meeldi Jumalale, kui sa mõtled maistest asjadest ja kui sa mõtled ainult, mis homme saab. Jumal ütleb, et iga päev piisab oma vaevast. See saabki homme. Homme on teine vaev, täna vaev oli selline, homme on teine. Kõik harju ära sellega. Nii. Ja sa ei suuda siis meeldida, kui sa hakkas seal muretsema. Aga kui teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, mina tahan niimoodi elada. Ma tahan elada vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab minu sees. Kui püha vaim tõepoolest elab minu sees. Ja siis ta ütleb väga karmi otsa. Kellel pole püha vaimu, Kristuse vaimu, see pole tema oma. Ja siis ta ütlebki, ma pole teid kunagi tundnud. Pole Kristuse vaimu. Ja ta siis edasi ütleb, et katsuge läbi, kas on teil üldse püha vaim või ei ole. Kas te katsuge läbi, kas saate ütleme autos, paned Sky Plussi peale. Saate rahulikult. Siis ma ei usu, et püha vaim. Siis hakkake kähku taotlema püha vaimu. Sa ei saa seda kuulata, seda jura enam. Inimese kiitust. Jumaha. Sa ei saa seda 80 enam kuulata, sa enam ei saa. Mina kuulasin. Jumala vaim tuli. Minema mu palgesse jama. Me teame väga hästi, et see niimoodi on. Jumal võtab kogu selle maise jama ära. Inimeste kiitumine. See Jumal ühe korra ma isegi küsisin pühaga vaimu käest. Mis on päris head laulda, mis see hullu on. Ütles, et kuula uuesti. Ja andis mulle seal, et ma inglise keelest aru sain, tõlkis mulle need laulud ära. See on ainult inimeste ülest kiitmine, ainult see katkised suhted, igasugused jäta maha ja varumehed ja et absoluutselt täielik, ütleme niimoodi, bordelli. Bordellist laulatakse. Siis mõtled, tõesti, see on ikka täitsa jube. Muidu sa laulad selle rütm on hea. Kuula natuke sõnu, seal ei ole mitte ühtegi Jumala kiitus, seal on absoluutselt täielik teemulik muusika. Ja niimoodi on kõiki asjadega. Kel ei ole Kristuse vaimus, ei ole tema oma. Ja lihalikud loomus omad seda maailma vihkavad selles elus seda maailma. Mina ootan, Jeesus tule tagasi. Ma ootan seal vahepeal seal Facebookus ja visatakse jälle midagi, kus söövad inimliha ja värki praevad. Tahaks ära minna, ei taha enam. Ei taha, seepärast, et see asi läheb nii rüvedaks, jubedaks. Igased Epsteini vaimid ja Keksteni vaimid ja täitsa millega nad siin tegelevad. Selle ma vihkan oma elu siin maailmas. Sa ütlesid, kes vihkad oma elu siin maailmas, see on Jumala laps. See maailm ei ole see koht, kus kohas elada. Selle maailma pale on pöördumus ja väga kurjaks. Me näeme seda kõik oma silmal. Ja siis ta ütleb, vaata seda ka, kui kellelgi on evangeelium kinni kaetud, siis oled sa hukkumise all. Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad, neile uskmatule. Kui kellelgi Jumala sõna lahti ei ole ja piiblis mind midagi aru ei saa, siis kiiremas korras sisse on alasta, täida mind püha vaimu. Siis saad uskmatu esiteks ja praeguse aja Jumal ehk selle maailma Jumal ehk kurat on su mõtted sõgestanud, et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju. See on 2. Korintuse 4.3 tuleb lugeda, kui keegi
ka YouTube'i kanalis vaatab ja seal vaatab, et sul on kinni see, siis sa oled hukkumise teel, sa pead kiiresti asjad korda ajama, hüüa Jumalat, kise anda Jumalat, Jeesus, autosse mine, kise täies kõrist Jeesus tuleb kohe päästma. Jumala inimesel ei ole raske alluda ja alistuda, kiita ja tänada. Kui me vaatame 4 püha ajal, kui püha vaim langes peale, alguses oli seal kõik rahvas seal 500 inimest või ma ei tea, palju seal koos oli, lõpuks ei ainult 100, seepärast inimesed ei jõudnud enam ühe koha loodata, näe, lubati vaimu, ei tulnud, läksid minema. Aga siis tuligi kohin ja tuli ülevalt alla. Esimene asi, kui Jumala vaim tuleb su peale, esimene asi oli minuga, oli sinuga, oli kõigega, kes Jumala vaim on kokku puudunud, hakkasid sa tänama ja kiitma issandat, oli nii? Ennem sa ei tänanud mitte midagi, võib-olla sa kiitsid ennast ära. Siis hakkasid tänama. Tänu Jeesus, kiitus Jeesus. Kohe tuli kiitus taga. Sa hakkasid kiitma ja tänama, see on püha vaimu üks vili. Sa hakkad tänama oma Jumalat. Sul on kiitus huulel ja sa enam ei häbene Jeesuse nime. Kui sul Jeesuse püha vaimu ei olnud, siis sa häbenesid Jeesuse nime. Võpatas isegi kuskil või keegi Jeesust vaata ütles, et nüüd sa paned Jeesus siin ja seal räägid oma kuningast ja ei häbene. See on nüüd see püha vaimu üks vili. Ja armu all elamine ei ole raske. See on alandlik elu. Aga käsu all elamine on uhket elu. Käsu alused on uhked inimesed. See on see, et sa teed, mis on kirjutatud, sa pead ennast õigeks, et mina pidasin selle käsu, andsin seda ja see saab sulle õigustuseks. Käsu all olev inimene hakkab ennast ülendama, armu all, aga ennast alandama. Käsu all inimene näeb teistes vigu, sest tema täitis selle käsu ja teine ei täitnud ja ta tänab isegi Jumalat, et ma pole selline. See on nagu juuka ja on kiirus. Vaata, käsu all inimene väljendab ennast niimoodi. Seisma jäädes palvetas käsu alune variser endamisi vaikselt, mitte kõvasti. Oh Jumal, ma tänan sind, et ma pole niisugune. Näe, tänas ära Jumalat. Tänan, et ma pole selline. Ma tänan, et ma pole niisugune nagu muud inimesed. Vaatu kõrgele uhkust tõstis. Nagu need seal, ma tänan sind, Jumal, ma pole need. Sa vaata, käsualune, mõtle, kui sa käsualune, siis sa käitud niimoodi. Muud inimesed, röövijad, ülekohtused, et nagu muud inimesed, abielurikkuid, ega ma pole niisugune nagu see tölner seal. Mina paastun 2 korda, vaata, käsualune hakkab kohe ennast kiitma. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis saan. Võt, niukene on nüüd käsualuse jutt, kiitis ennast seal ära. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi taeva pool tõsta. Võt, see on nüüd see teist tüüpi mees, ei ole käsu all. Vaid lõi vastu rindu, ütles, et oh Jumal, ole mulle paatusele armuline. Ja ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, aga mitte too teine. Sest igaüks, kes ennast ülendab, seda alandatakse, aga kes ennast alandab, seda ülendatakse. See kirjakoht tasub endale pähe õppida. Luukaga 18.11. Selle kirja aluses sa saad ennast kontrollida. Et kas sa oled nüüd uhkeks läinud või oled alandik. Üks otsib vigu, teine näeb, üks otsib vigu, teine näeb, sest talle näidatakse olukorda. Vaata, üks ainult otsib ainult teistest midagi viga, aga teine näeb seda viga ja talle näidatakse seda olukorda. Käsu all inimene on vigade otsija. Näeb teiste vigu ja tänab, et ise pole selline, mõistab teise hukka, nagu Jeesuse puhul. Nad ei talu, et nende süda paljastatakse. Jeesus paljastas kogu aeg nende käsumeelsete südameid. Nad näevad teisi. Käsul inimene püüab oma vana loomusega siseneda taevariiki, täites ise käsud, öeldes, et mina tegin. See on minu õigus. Käsualune on ülekohtune, armutu, alastuseta. Tema mõtteviis on lööge ta risti. Võt, käsualune on selline. See käsumeelsus on hoopis raskem olukord. Armul inimene näeb venna viga ja noomib ja osutab talle lahendust. Armul inimene, kuule, see ei ole issandale meelepärane, et paranda sealt meelt. Ta toob lahenduse,
ta tahab sulle lahendust, ta ei mõista sind hukka, aga ta noomib sind, armuoline inimene, kristlane, mõistab õiglast kohut, ta osutab halastust, lootust ja armu. Ei tasu ennast minna selle vale evangeeliumi kaasa, et armuoline inimene ei tohi mitte midagi kellelegi öelda. Kui sina mulle ei ütle, siis mina võib-olla ei teagi, mis asi mu viga on. Tule räägi ära mulle mu viga, äkki ma saan veel parandada. Noomi vend ära, Ja siis kui olen ma uhke, siis ma ütlen, sina vaata sa ennast ise, siis ma hakkan veel bravuuritsema seal. Aga kui Jumal on vaima minu sees, ma olen alanlik, siis ma ütlen, kuule, ma katsun tõesti praegu läbi, et äkki ongi, et issand, alasta ja ütlen, et kuule, ole hea, palveta minu eest. Võt, niimoodi hoopis käivad armu all olemas inimesed. Armu all olev kristlane ei ütle pimedusele et tema tegudele, et see on valge. Kui sa näed, et inimene on kurjust täis, sa ei ütle, et ta ei ole kurjust täis. See valetaja siis, sa pead ütlema. Ta annab patule õige hinnangu. Armu all inimene annab patule õige hinnangu. Must on must, valge on valge, jah on jah, ei on ei. Ta annab õige hinnangu. Ta ei hakka seal kuidagi, et see ei olegi, see on hall. Et õige hinnang on. Armul inimene elab ise pidevas püha vaimu korrigeerimises. Kuniks muudetakse laitmatuks Kristuse päevaks. See on lootuse sõnum. Meid ju lubatakse teha valmis. Armul inimene temal ei ole oma õigust, mis tuleb seadusest. Tal ei ole sellist õigust. Mina tegin ära, ma olen selle asja teinud. Ma käisin kirikus pühapäeval, ma olen teinud, mul on rist seina peal, käisin ära. Ei, see ei ole nii. Armuval kristlane saab kõik Jumalalt kingitusena. Meeleparandusega kingitus. On. Kui me saame meelt parandada, see on ka Jumala käest kingitus. Seepärast, et ta annab meile meeleparanduse vaimu, et me saaksime üldse meelt parandada. See on kink. Ta ei vaata taha. Armuval inimene ei vaata taha. Mida ma kõik teinud olen, ma tegin seda. Ta vaatab ettepoole. Armuval inimene vaatab ettepoole, üleva kutsumise poole, armu anne peale, ta tahab saada kätte seda, mille pärast Jeesus meid kätte sai. Ja ta tahab täieliku südame ümberlõikamise poole sirutada, et issand, ma saaksin valmis Kristuse päevaks, et mind leitaks sinu sees. Tal on nagu ettepoole. Tema mõtteviis on ettepoole. Nagu ta ütlebki, vaata, ütleb Paulus, sellepärast ma olen minetanud kõik selle ja pean seda pühmeks, et saada kasuks Kristust, et mind leitaks tema seest. Vaat see ongi, armul inimene tahab, et mind leitaks tema seest, Jeesuse seest, ja mul ei oleks oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumisest. Et mul oleks see õigus, et ma usun, aitame uskmatust lausa. Et ma usun, see, mille Jumal annab usu peale. Jumal annab selle osa. Kõik on armus, annab sulle. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõudmise väga ja saada tema kannatuste osadust. Ja kui aru saame, täna me rääkisime, et võiks vaadata Mel Gibsoni filmi seda kannatuste osadust. Kui seal vaatad ja sul pisarad tulevad silma, sa hakkad aru saama, see on lahjendatud versioon, aga see on väga võigas, mis Jeesus sinu eest tegi. See tuleb sul seal tänumeel ja et kui väga on meie taevan isa meid armastanud. Saades tema poja näos sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin üles tõusmisele surnuist. Paulus ütleb niimoodi, mitte et ma selle olen kätte saanud. Mul on juba käes. See on ka käsumees, midagi sul käes ei ole. Paulus ütleb, et ma sirutun, et me oleksin juba täiuslik. Meid tehakse täiuslikuks, meid voolitakse täna, homme, ülehomme. Aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus on mind kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Paulus räägib siin. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga. Meil on vaja ka unustada kõik, mis on taga. Sirutada ees oleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole. Meie sihtmärk on saada kirgastatud ülesvõtmisele, saada esimesest ülesvõtmisest osa. On nii? See on meie sihtmärk. Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses, kes meist on täiuslikud, mõelgem samal viisil. Näe, siin ta ütleb, see, kes on alles tulnud kogudusse, see mõelgu samal viisil. Ta räägib täiuslikust inimesest. Saate? Kes meist on täiuslikud,
See võimust on juba tunnetanud tõde on vabastanud, teemonid on läinud, oled juba, Jumal on juba mao peas sinu jalga alla tallanud. Nendel tuleb mõelda samamoodi, sirutame ettepoole, võidu hinna poole. Ja siis ta ütleb, et kui keegi mõtleb midagi teisiti, küll Jumal siis ilmutab teile. Kui kellelgi on meil mingisugust kahtlused, kas ikkagi on veel nii, mis praegu ütles, siis ütled, issand, kas ikka on nii. Siis Jumal lubab ilmutada seda ka teile. Ja ometi sealt, kust me oleme jõudnud, astugu me edasi sama rada. Ei vaata tahapoole, lähme edasi, ma lähen edasi, ma tahan saada, ma ühtegi sammugi tagasi, otse. Armust võib ka ära langeda, me teeme väga hästi. Täna rääkisime seal laua taga samamoodi. Inimesed jube ei taha seda asja. Sellise käest nõutakse taeva kohtus kogu seaduse täitmist. Kui sa armust ära langed, mis oli seadus oli Ihule tehtud, poputamiseks ette nähtud, usus toimub aga uue südame saamine, kes on loodud elama Jumala õiguses ja tema armastuses ja vagaduses. Ja armust ära langejatele, need, kes tookord lasid ümber lõigata seal Galaatia kirjas, siis nendele öeldi, et te peate kogu seadust täitma. Aga meil tuleb endale valmistada päästet. Ta ütleb, et valmistage endale päästet kartuse ja värinaga, Jumala kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teist tegutseb. Te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumala vaim tegutseb meie sees. Tehke kõik nurisemata. Number 1, ei nurise, vaidlemata, ei vaidle, et te oleksite laitmad ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset Jumal annab selle hinnangu sellele maailmale. Põikpäist ja rikutud sugupõlve. See on põikpäine ja rikutud sugupõlv. On need, kes Jeesust ei tunne. Jumal annab sellise vastuse sellele maailma. Põikpäisus ja rikutud sugupõlv, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas. Me peaksime särama selle põikpäisuse ja rikutud asja. Vaat see on Jumala vaim, lapsed peaksid tegelikult särama, pidades kinni elu sõnast. Ja Galaatia kirjas ongi, et kui ta ütleb, et kui ma tunnistan, kes lase peast ümber lõigata, sellel on kohus täita kogu seadust. Seal meil siin ümberlõikamistega tegeleb ka nad juudi, seal lõikavad ümber, siis nad on armust kõrvale viitud ja väga karmid asjad on need. Et meil on põgeneda vaja noorus ja himudest taotlema vaata. Noorus ja himudest taotle õigust, usku, armastust ja rahu nendega. Vaadake, siin on üks väga hea tera. Me peame kõigiga rahu olema, kõigiga sõlmime rahu, sõlmime, kes on valeõpetajatega rahu ja sõlmime sellega, muudkuga sõlmime igasugust rahusi. Ja nüüd on rahu ja julgeolek kõigiga. Kõik maade proletaarlased ühinega. Ei ole. Põgenege noorus ja himudest. Igasugune himu noorus ja himu, mis sul on valik, põgene selle eest. Nii, nüüd on taotle õigust, usku, armastust ja rahu nendega, kes issandat appi hüüavad puhtast südamest. Ei ole kõigiga. Kes puhtast südamest silmakirjatsejad on, siis nendega see rahu, käsumeelsestega nendega, sa ei pea nendega seal mingit rahu sõlmima ja olema seal, nagu ütleme, siis sa muutud silmakirjalikuks. Sa ei anna selle õiget hinnangut inimestele, sa oled silmakirjalik siis. Et kui sa näed, et see inimene tõesti puhtast südamest hüüab appi, võt sellega oled sa rahu sõlminud ja oled sa seal täis rahus. Et sellised olukorrad on meil Jeesus Kristuses. Ja püha vaim, vaata, on Jumala hinge õhk, vaata, kui ma olen korraks algusest tagasi, siis püha vaim hõljus vee peale ja püha vaim on hingeõhk, vaata, Jumala hingeõhk. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale, ütles, võtke vastu püha vaim. Näed,
Tegi niimoodi Jeesus. Kellel iganes patud andeks annate, neile on andeks antud, kellele patud kinnitate, on patud kinnitanud. Johannese 20. Nii, püha vaimu sai edasi anta puhumise teel, püha vaim tuli ja nüüd mõelge natukene, seda ütles Jeesus. Samamoodi, vaata, kui Jeesus ütles seal, ma lähen nagu tagasi, kui isa ütles, et saagu valgus läbi poja ja siis poeg tegi selle ära, puhus ja püha vaim tegi asja korda. Püha vaim on Jumala hinge õhk. Vaata, Jumala ütleb, et kui keegi püha vaimu kohta kui sa minu hinge õhu kohta midagi ütled, siis ma ei anna sulle kunagi andeks. See on Jumala loov jõud. Ta on Jumala ütluse vibratsioon, loov jõud, mis hetkega tekitab midagi, mida Jumal ütleb. Võt. Hetkega. Ütluse vibratsioon. Mäed saagu. Hakkab tulema. Võt. Ja sai. Jumala püha vaim on nagu tuul. See on see, et te peate sündima ülalt, puhub, kuhu ta tahab. Nõnda kõikidega, kes on sündinud vaimud. Püha vaim tuli ka Jeesusele tuvina peale. Püha vaim on käsiraha. Püha vaim on hingamine. Püha vaim on võidmine. Püha vaim on juhataja. Tema on paljastaja. Ta on juhtija. Ta pole kuskil kaugel. Ja ta on meie sees, kes me oleme vastu võtnud püha vaimu ja juhib meid kõigesse tõtte. Ja taotleme püha vaimu järjest rohkem ja nagu arm on uus, arm on, kes on teotanud armu vaimu, arm võrdub püha vaimuga, vaata, kes on meid teota armu vaimu. Hommikul võtame armu vastu, mis on igal hommikul uus, püha vaim on igal hommikul uus, tere hommikust püha vaim, võta mind täna üle, mida sina tahad teha, ta tahab meiega koos olla, meid juhtida, et hommikuses palves peaks kindlasti olema sees. Ma võtan vastu püha vaimud ja ma võtan vastu armu, mis on, mina hommikul palvetan niimoodi, mis on igal hommikul uus ja siis hakkab tema juhtima meid igasse kõigesse tõtte ja siis võtame piibli lahti, loeme, mis Jumal tahab kuskilt midagi öelda, reemaks teha. Ja et need on need siuksed asjad, sest Jumala vaim on, kui ta on kedagi määranud. Mul Susannal naisel kõnetas üks kirjakoht ja mind kõnetas ka kohe laksti. Kui ta on kedagi määranud saama kirgastatud üles võtmiseks, siis ta on armukade vaim ka. Ta teeb kõik selleks, et meid valmis teha. No, mille kiiremini alistud, seda kiiremini saad. Et hoiatus on see, et kalataksoga ei ole mõtet minna. 3 päeva kalakõus. Ei tahaks keegi minna. Alistud kiiremini, ei pea kalataksoid kohutama. Joosepi kombel kaevupõhja ei ole mõtet minna. Alistud kiiremini, ei uhkusta oma kuuega seal, siis ei pea sinna minema. Et vältida neid asju, mis on nagu karmid, siis kui sa alistud issandale ja seisad vastu kuradile, siis sa ei pea kannatama neid asju, mis Vanas Testamendis prohvetid on seal kannatanud. Et seepärast, et Jumal nagu, kui ta on kedagi määranud, siis ta teeb selle nii valmis. Ta kasutab kõike variante, et sind valmis teha. Tegelikult, kui keegi sulle näitab mulle või kellegi näitab, et kuule, et sellest kohast tuleb meelt parandada, siis kiiresti tegeleda selle asjaga, alandada, et issand alasta. Mitte nii, et ei, vaata ennast. Siis varsti takso saetakse järgi Joona takso. Ja siis seal, aga 3 päeva oled seal kuskil kalakõhus ja siis hakkad kohe teist juttu ajama. Ja. Seepärast, et Jumala sõna ütleb, kes on kannatanud ihulikult on lakanud patustamast. See on meil hoiatus, et me ei tõrguks, vaid me oleksime kohe nagu meeleparanduse aldis, parandava meelt. Ja ma kutsun ka üles neid inimesi, kes ka YouTube'is vaatavad, et meil on ka seal QR-kood seal üleval, et need pisikesed kogudused, kes on Jumala Eestimaal loonud igalt poolt, on ka Võru baptisti kogudus ja igal pool on väiksed kogudused. Nemad vajavad ka finantsilisi tugesi,
et suured kogudused on seal, on kuidagi lihtsam, aga väiksed kogudused peavad kuidagi ära hingeldama ja majad soojaks saama, et ma kutsun üles abistama pühasi. Ja üks sõna, mis on piiblis väga selgelt kirjad, et Paulus ütleb, et te olite selles suures andmises meiega osaduses. See on osadus, kui sa külvad. Ja siin just üleeile olime koos siin, siis Jumala vaime, või siin päev aega palvetasin keeltes, siis Jumala vaim ütles, et selle mõõduga, millega sina mõõdad, sellega mõõdetakse sulle tagasi. Kui me mõõdame kellegile, siis mõõdetakse meile tagasi raputatud mõõtma. Tea, mis asi on raputatud mõõtma? Olin kunagi ise seal Vene ajal kuivatis tööl. Raputatud on see, kui vili läheb kotti, siis kott on nagu täis. Aga kui sa võtad kotist sealt kinni, kohe raks, siis 20 senti vajub allapoole ja sa saad veel panna 20 senti vilja peale. See on nüüd see, mis Jumal lubab, raputatud mõõt nendele, kes annavad Jumala riigi tööks. Et keegi peaks hägama. Et ma kutsun selles mõttes üles ka Järvakandi kogudust ja need väiksed kogudused, kus on väike osadus käib koos, et neid toetama, ka meid toetama. Ja see oli siis tänane sõna ja kiidetud olgu Issand. Loodame, et saime midagi natuke targemaks tänu pühale vaimule. Aamen.